ja tänu issand Jeesus, kes meile annab valgust teele ja võime need pahameeled maha panna ja väga hea tunnistus. Ja et mu ema oli uuesti sündinud, aga ka nende suust võib tulla väga valusaid lööke. Nii aga nagu me näeme, et see võib teha katastroofi meie endale, kui me laseme sellest sisse. See ongi, ära jäta meelde paha. Sellest tuleb vaid tüli. Tuleb jätta meelde head. Tuleb võtta seda, mis on Jumalast ja ülejäänud ühest korrast siis ja teisest välja. Mul oli siin ühe hea tunnistusena, et keegi peab kuskil midagi kaotama, et midagi jälle võita. Siin oli just hiljuti oli mul vend jäi 2 auto vahele oma Mercedesega ja tagant eest sisse ja siis ta süüdi ei olnud selles ja kindlustus maksis tal selle kinni ja nad seal praegu laiendavad oma kirikut, Jumala vaim andis neile seal kiriku laiendamist ja raha oli vaja ja siis ta pakkus selle oma auto mulle praktiliselt mitte millegi eest. Ja ma vaatasin seda, et kuidas seda Jumala nagu asjad käivad. Kuskil sai õnnetus, nii tema sai raha ehitada seal edasi, siis mina sain auto ja mul oli vaja seda autot, seepärast ma olin oma tütrele võlgu ja tütrele ligi 5000 euri võlgu noorele ja nüüd ma teen talle selle korda, see auto tulebki kuskil 5 tonnine. Ja ma olin niimoodi, et mul oli vaja seda juppi ja teist ja kolmandast otsima ja Jumala, kõik selle auto taga on asjad. Auto on nagu see asi, nagu ütleme, mis Jumal selle kaudu teeb. Ja ma pidin sõitma Tartusse asja tooma ja jõudsin Tartusse ja seal oli 2 eestlasest juuti, kes vaatasid meil ristid kaelas ja hakkasid küsima risti juttu. Ja Jumal sättis selle asja niimoodi ära, et ta oli isa ja tütar. Ema oli vähki surnud. Minu vanused ja tütar oli sama vana kui mul noorem. Ja siis, kui isa läks minema ja tütar üksi, siis avanes mul võimalus talle rääkida issand, et ta võttis Jeesuse vastu mu südamesse päästepalve. Ja ütles, et kas mul nüüd hakkab hästi minema. Ma ütlesin, see hakkab, lugesin talle kõik kirjakohti, et issandas hakkab hästi minema, hakkab remontima südant ja muutma ja siis tuli isa tagasi ja tütar läks minema täpselt. Kuidagi kõik ette ära pandud nii. Ja siis isa rääkis ja avanes võimalus siis isale nagu rääkida ja võttis isa Jeesuse vastu. Mõlemad said rahu. Ma ütlesin kohe ära, et Jumal annab teile kohe rahu ja ütlete, kas te saite rahu või ei saanud. Ja panin käed peale ja ütles, mõlemad said rahu ja tütar ütles isale ka, ma sain rahu, mul on praegu nii hea olla. Ta ütles, on. Ja sai isaga rahu ja mõtle, saime juutidele kuulutada niimoodi ja see oli see auto asi. Ja siis kuidagi süda läks nii lahti, tahtsid, ei tea, praktiliselt muidu mulle neid juppe anda, aga mu süda ei lubanud muidu võtta vastu, et ma andsin peale nagu raha. Vaat see ei ole niimoodi, et me seal võtame, seal kasutame ära seal meile heaks teed. Ja siis mul vend palvetas mu noorema õe mehe eest kunagi ka Jumal läkitas teda sinna ja ta oli kõrivähk ja kuidagi tuli seal vennal seal, et tuleks nagu palvetada. Tema ei teadnud, et see vähk on ja ta palvetas seal ja sai vähist lahti ja seal on päris pikk aega möödas ja ma pidin minema siis ka temal oli seal nende mersu juppe tegin suure tiirut, läksin tema juurest sealt läbi
ja vaatasin, et ta oli seal üksi seal garaažis on ja kedagi nagu segamas jälle ei olnud, ma vaatasin, siin on jälle kõik valmis pandud ja ma ütlesin talle, et tead, Jeesus tahab sind kätte saada, et sa anna oma elu Jeesusele, tead siin üle. Ja Karol juba palvetas, ma ütlesin, jah, Karol palvetas sul tervise eest, aga nüüd tuleb su hinge eest palvetada. Ja ta ütles, et davai, teeme ära, ütles sõnad ette ja ma ütlesin sõnad ette ja ka tema ütles kuradist lahti ja võttis Jeesuse vastu ja kogu see, mõtle, kuidas üks väike avarii võib tekitada sellise pääste kellegile ja nüüd me palvetame ja ma ütlesin nendele kõigile kolmele, et me ristime teid ära, et tulgu siia, et nüüd peab palvetama, et neil tuleb see tahe, et ära ristida ka vaata. Ja ma ütlesin, kus kohas me oleme, et sõidaksid siia ja ristiks nad ära. Seda ei saa vaata peale suruda, aga seeme on külvatud. Nagu Jumal ütleb, üks on see, kes külvab, teine on see, kes lõikab, Jumal on see, kes kasvatab. Aga vaata, milline muster on. Kuskil saab auto paugu, nii, kuskil saab keegi võlast lahti, siis kuskil keegi saab päästa. Et mingisugune halb asi keeratakse Jumala poolt heaks. Et see muster oli nagu niivõrd mõnus oli nagu vaadata seda. Ja siis seal oligi veel see Jeremia 3:3 ka veel. Tuli üks auto ette teist auto ja siis Aloga seal kisendasime, et Jeesus ilmuta meile suuri ja salasi asju, mida sa ei tea. Ja lõpuks veel jõudsime siia ja oli veel Joonatanil oli veel seal autonumber ees, mitte keegi 11 midagi ei teadnud, oli ka 333. Et 3 korda ütles, et hakake issand ütles, et hakake hüüdma. See on mul üks väga südamelähedane kirjakoht. Hüüa mind ja ma vastan sulle, ilmutan sulle suuri ja salasi asju, mida sa ei tea. Ja siis nüüd ma võtan mõned mõtted. See ei ole naistele nüüd mingi rusikast, et seal, aga ma räägin natuke naistest. Ja, et siin on sellised mõtted, nagu tuli öösel ja ma panin kirja. 1. Korintuse 11:3. See on, aga ma tahan, et te teaksite, et Kristus on iga mehe pea, aga mees on naise pea ja Jumal on Kristuse pea. Et see on nagu Jumala poolt määratud nagu positsioon. Jumal on selle niimoodi määratud. Ja Efekluse 5:21 ütleb, alistuge üksteisele Kristuse kartuses, naised oma meestele otse kui issandale, sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihu päästja, nagu kogudus alistub Kristusele, nõnda alistugu ka naised meestele kõigis asjus. Mehed armastage naisi otse, kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest, et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi, et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki, kortsu ega muud selle sarnast, vaid ta oleks püha ja laitmatu. Mehed peavad armastama naisi niimoodi, et ta ei oleks kortsu. Kui mehed naisi ei armasta, siis tekib korts. Piibel ütleb seda, et kui mees armastab naist, siis naine on ilus. Seda ütleb kiri. Ja naine alistub mehele, siis on asjad kõik täitsa korraks. See on jumalik kord. Ma panin tähele seal, kui ma lugesin, ma panin tähele, et vallalised naised on innukad meeldima Jumalale. Nendel ei ole pead, nagu meest vaata, nad on vallalised. Ja vallaline naine või neitsi muretseb issandale kuuluva pärast, kuidas ta võiks olla püha nii ihu kui vaimu poolest, aga abielunaine muretseb maailma asjade pärast, kuidas ta võib meelde mehele. Et näed, nendel on niisugune, muidugi Paulus ütleb seal niimoodi, ma ei taha mingit püünistele panna, et olge ärge kuskil abielluge. Aga tegelikult me näeme seda, et kui naine abiellub mehega, siis automaatselt kaotab ta mingisuguse positsiooni. Aga vallaline naine on otse issandaga ja ta tahab järjest meeldida Jumalale. Ja kui Maarja oli vallaline, siis kõnetas teda ingel. Ta jäi lapse ootele, nagu talle öeldi.
Seega Jeesus kandis ära ka tegelikult ristile ka abielu eelse raseduse. Seda aru, tal oli abielu eelselt rase, taevast muidugi. Aga ta kandis ka selle ära. Ma ütlesin, et absoluutselt kõik paat on ära kantud, isegi see on ära kantud abielu eelne lapse saamine. Kui Maarja oli vallaline ja siis kõnetas teda ingel. Nii. Ja tol ajal võis kividega surnud visata sellise naise. Ka Joosepil käis ajudesse asi läbi. Seal filmis on ka näha, et viha tõusis ja kus ta selle tead, kellega ta tead oli. Kuid siis kõnetas teda ingel edasi, kui Joosep kosis Maarja, panin tähele, et enam inglid sõnumitoojad ei suhenud Maarjaga, vaid juhised anti Maarja mehele. Näed, enam ei olnud niimoodi Maarjast, kui Maarja juba kosis naise, siis temal oli Joosep oli kohe pea. Esimese ja juhtnöörid hakati andma mehele. Jeesuse Kristuse sündimisega on seal kirjat, oli niimoodi, aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kiiratud, leidis enne enda koju viimest, et ta ootab pühast vaimust last ja tema mees Joosepaga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis ta nõuks salaja minema saata. Aga kui ta seda mõtles, vaata, ilmus talle unenäos ingel ja ütles, Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust, ta toob ilmale poja ja sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Kõik see sündis, et läks täide, mida issand on prohveti kaudu öelnud. See Mattuse 1. Joosep lihtsalt mõtles ja järgmise juhtnööri sai juba Joosep. Ja Mattuse 2 ütleb juba, enam abielus mehele hakati andma juhtnööre. Kui nüüd tähetargad olid lahkunud, vaata, siis ilmus issanda ingel Joosepile unenäos ja ütles, tõuse, võta kaasa laps ja tema ema ning põgene Egiptusesse ja sinna, kuni ma sind käsin. Käsk antakse. Sest Herodes tahab lapse üles otsida ja hukata. Siis Joosep tõusis, võttis lapse, tema ema ning põgenes öösel Egiptusesse ja ta seal oli Herodese surmani, et läks täide, mis issand on prohveti suu kaudu rääkinud. Järgmine juhtimine tuli jälle mehele. Kui Herodes oli surnud, vaata, siis ilmus issanda ingel Egiptuses viibivale Joosepile unenäos ja ütles, tõuse, võta oma laps ja tema ema ning mine Iisraeli maale, sest need, kes püüdsid lapst tappa, on surnud. See ei tähenda seda, et naised ei saa juhiseid, kuid mees on see, kes neid juhiseid ka naiste läbi saadud juhiseid kaalub. Kaalupauks peab olema. Siin on praegu Jumal ütleb väga selgelt, et mehed, kes on Jumalaga, kes on Jumalaga armastavad issandat, nemad saavad juhised. Hiob sai oma naise juhise. Nii, ja nüüd ma loen kibedusest tulevast juhist. Näed, et on olemas ka kibedusest tulenev juhis. Naine andis väga hea juhise. Siis naine ütles temale, kas sa veelgi oma vagadusest kinni pead, nea Jumalat ja sured. Vot, sellise juhise sai. Aga ta vastas temale, sinagi räägid nagu rumalad naised räägivad, kas me peaksime Jumalat vastu võtma ainult head ja mitte kurja. Kõige selle juures ei teinud Hiob oma huultega pattu. Naine hakkas talle juhist andma, mis on tegelikult ei olnud Hiob annab hoopis pidanud andma juhiseid. Nii, ja esimene Mooses 16 on Saara. Ja Saara ütles Abrahamile, vaata, issand on mind keelanud last saamast. Heida nüüd mu teenija juurde, vahest saan järelduja temalt ja Abraham kuulas Saara sõna jälle ja magaelas, kuskohas see info tuli. See oli tingitud naise kannatamatusest, jõusmatusest. Et sa näed, et naise emotsioonid võivad tekitada erinevaid arusaamu ja juhiseid, mis oli, see on katastroofjuhis, see Iismael. See mõõvad siiamaani käes. Ja kannatamatus, seepärast Jeesus ütles, et sa jääd rasedaks ja Saara seal naeris ja uskmatus, et ma olen nii vana.
Kui Jumal ütles, aga Abraham uskus, ja arvasid talle õiguseks. Uues testamendis näeme, et positsioonid on ikka paigas. Mees on perekonna pea ja peab saama juhised pühalt vaimult. Ma räägin nendest usklikust meestest. Kui on mingi joodik mees, ei saa mitte kuskil muud kui teisest taevast. Sellega ei saa midagi. Naised on väga innukad tänapäeval Jumala töös, aga ometi hoiatab Uus Testament. Ja siin on niimoodi, naine õppigu vaikselt täielikus alistumises. Ma ei luba naisel õpetada ega mehe üle valitseda, vaid ta olgu vaikne, sest Aadam loodi enne seejärel Eeva ja ei petetud Aadamat, vaid naine peteti ära ja sattus üleastumisse, ent ta pääseb laste sünnitamise kaudu, kui ta mõõdukuses jääb usku ja armastusse ja pühitsusse. See on 1. Timoteuse 2:11-15. Siin võib-olla kui keegi on feminism, siis võib kohe, kus ta nüüd ütles, kohe marru minna. Aga see on Jumala sõna, ma loen selle ette. Ja siin ei lubata naisel kodus oma usklikku meest õpetada ega valitseda oma mehe üle. Teatavasti on Iisabel see, kes tahab valitseda meeste üle. Kui on mehe ja naise vaheline harmoonia, siis naine tahab mina tahan oma Jeesusele alistuda. Mina tahan. Siis kui mina olen Jeesuse sarnane, siis tahab ka minu naine minule alistuda. See on see point. Et kui ma ei ole Jeesuse sarnane, siis vaevalt keegi tahab alistuda. Nii. See kirjakoht räägib perekonna suhetest. See on perekonna suhted. Koguduses on naistel omad rollid. Neil on vaimuannid, on prohvetid ja kõik asjad. Vaimuannid, mida püha vaim on jaganud neile ja neis andides peame me kõik edenema ja noomitus, et ei tohi, on ka noomitus, et ei tohi hooletusse jätta vaimuandi, mida anti vanemate kätte pealepanemise kaudu. Dave Pausoni tõlgendus on, et ka naised olid innukad Jeesuses ja hakkasid oma mehi koguduses häbistama ja ennast targana näitama. Nad olid niivõrd innukad, et koguduses mustasid oma enda mehe ära. See on nüüd see asi, mis öeldi, et sa ei tohi seal õpetada. Ma mäletan seda, et Smith Wickersworthi raamatut, kui ma lugesin, siis enne kui ta oma väe Jumala käest sai, enne ta läks ka proovis kuidagi kantslis rääkida ja kogutas seal nii, et ta oli kogelevate huultega kogutas seal nii, et ja naine ei häbistanud teda, ta istus seal, naine oli tal ülitark, see naine tõigi ta usku. Seepärast, et ta kodus rääkisid Jumala asjadest, aga naine ei häbistanud teda koguduses, vaid itsitas vaikselt seal nurgas seda, et nüüd ta seal punitab seal midagi. Aga siis ühel hetkel Jumala vaim võttis Wilkersworthi üle ja siis naine kahvatus seal taga. Nüüd ei räägi enam mu mees, nüüd räägib Jumal. Et sellepärast, et see itsitus oli seal ka raamatus kirjas, et naine itsitas, kus nüüd paneb, tead seal, tead. Ja, oma naine. Nii, perekonnas on teised reeglid. Perekonnas võib ka üks pool olla uskmatu. Siis on võimalik ka lahku minna, kui see hakkab siin segama. Uskliku poole saatus ei lõppeks uskmatuses. Seepärast, et kui uskmatu pool lahkugu pealegi, see võib sind endast ka põrgu vedada. Ja võõras ikkes see võib isegi põrgus lõppeda. Jeesus ütles, et kes oma isa või ema armastab enam kui mind, see pole mind väärt. Ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see pole mind väärt. See on väga ränk kirjakoht. Aga näed, Jumal ei anna, et sa saaksid oma peret seal. Et sa tõmbad pere esikohale. Jumal seda asja ei ütle. Teatavasti Karl Rensil läks, Jumala riigi tööst läks, kuna ta ei astunud sellesse sisse, kus öeldi, võeti tal naine ära ja pärast laps ka ära. Ja Jumal ütles ju rahulikult, see on meie Jumal. Naine segab sind, ma kutsun naise ära. Naine kutsuti ära, plaks. Kui segatakse Jumala riigi tööd. Et kreeka keelest on see esimene koht Jeesusesse, on see, kes armastab rohkem. Et kiindumine Jeesusesse. Ja siis on alles maised läheduses. Kreeka keelest otse on see, et armasta mind, see on see, et sa kiindud kogu oma kiindumise Jumalale ja siis järgmine tase on sul lapsed.
et see ei ole, et sa elad lastele, sa elad Jeesusele ja siis on tegelikult asjad kõik korras. Ja me väga hästi teame, mina tean, meie ei saa lapsi päästa. Teie on keegi, kes on nii kõva, et päästab oma lapsi. Ei saa. Me saame ainult palvetada, et Jumal tõmbaks neid. Me ei saa siin mitte midagi, me näeme ise, me ei saa. See on niimoodi, et meil on tõkke ees, me ise ei saa. Ja teatavasti ka palveränduri teekonnas. Kurat kiusas just kristlast pere teemal, mitte mingisugust muud asjad, pere teemal, manipuleeris minema koju tagasi laste juurde ja et ära varastada kiindumus Jeesusesse, oma kuningasse. Oli palveränduri teekonnas. Father, come home. Manas ette igasugust asja. Isa, tule koju, tule koju. Ja siis manas seal, kurat manas seal oma see naise ette. Naine ütles, et kus sa oled, tule koju. Vaat sellised manamised kurat manas seal samas kõrbes ette. Et see on selgelt kirjutanud seda, aga kristlane pani oma aluse kindlalt paika. Kiindus Jeesusesse. Ja võitis ka kuradi lahingu sellega. Kurat tuli pere teemal. Ei ole midagi paremat, kui kogu pere on ülevalt sündinud. See tõesti midagi paremat ei ole, kui kogu pere on ja lapsed on ülevalt sündinud. See on selline arm. See on selline arm. Sa hingad seal siis. Inimesed, kellel niimoodi on, see teeb totsna kadedaks. Et muidu on ahastust. On ahastust laste pärast. See kristlane, kes taevaliigi poole teele oli, mis ta oli? Ahastas. Läks kuskile järgmisesse tapi, mis tegi? Ahastas. Ka need võiksid tulla. Ka nemad saaks päästa. Kogu aeg oli tal need kandis südamed ja kogu aeg me peame oma lapsi kandma samamoodi südames. Issand, halasta, tõmba välja pimedusest. Ja paraku on tõesti sellised perversi vähe, et kõik teenivad issandat. Aga igal asjal on oma aeg ja kutse Jumalalt on ka ligi. Jumalalt on ka inimestele erinevalt. Tuleb siin kutse, tuleb seal. Tark on tunda ka head ja kurja, et teha kindel valik. Peab inimene saama kurjust tundma ja ka head poolt. Jeesus ütles samamoodi. Jeesusel oli samamoodi, kui tema on usu alustaja, täidesaatja, Jumal ise. Ka tema, kui lihas oli, sõna sai lihaks, on kirjutatud, et ta õppis tundma head ja kurja. Ta oli igapidi taga kiusatud nagu meiegi ja valima head. Valiku võimalus peab olema. Ja et neil on kergem, need, kes on harjunud elama ainult headuses, ainult head, kõik on head, kõik tuuakse ette, kõik roosamannad, värgid, kõik ees ja kõik on ainult head. Neil on kergem kukkuda kurja lõksu, sest nad ei tunne kurjust. Kuid kes on tulnud pilkases pimeduses, see on valvas. Ta ei taha mingil juhul sinna tagasi minna. See, see on Peetruse kirjas, on kirja koht, kes on ihulikult kannatanud, on lakanud patustamast. Sa ei taha siis enam pattu teha. Sa oled lakanud, see on lakanud. Selliste hüüd on juba, et issand hoia mind ja kaitse mind kurja eest, kui näed. Naistele antud on juhised, kus on võit täielikult määratud. Naistele on antud ekstra võit. Kui mees võidetakse usule ilma sõna rääkimata, kui on mõni mees, kes ei ole nagu sõnale kuulekas. Naise käitumise ja ehedate viljade läbi. See on 1. Peetruse. Nõnda samuti naised alistuge oma meestele ka siis, kui mõned ei ole kuulekad sõnale. Vaata, mõned mehed on siuke trilla-tralla, on seal Jeesuses, ei ole, on ka siuksed lahjad vennad või no õiged või midagi. Nad võidetakse usule ilma sõnata naiste käitumise läbi. See vaata, milline asi on antud Jumala peale naisele. Et ta lihtsalt on seal. Kui nad on tähele pannud teie puhast, aukartlikku käitumist ja Jumal on sellesse pannud võidmise.
et see mees vaatab, kuule naine on kuidagi nii tead, seal püha tead ja kõik kuidagi ja tuleb usku. Seepärast, et siin on nagu võidmine peale pandud. Ja ta ütleb ka nendele naistele, vaata, ütleb naistele, teie ehteks ärge olgu välispidine, juuste palmistamine, kuldkeede kandmine, rõivad, mida te kannate. See ei tähenda seda, et peab olema purka seljas ja mingi asi. See on ariserise värk, siis lubjatud aud. Ilusti peab riides käima, aga siin tuuakse lihtsalt seda, et see, mis välja tuleb naise rahvas, peab olema varjul olev südame inimene, tasase ja vaikse vaimu kadumatuse ilus, mis on Jumala silmis palju väärt. See kirja kohta saab naistele päevapide. On ju? Et Jumala silmis, kui ta ole meelepärane. Siin ütleb issandal, näed. Südame inimene, tasase, vaikse vaimu kadumatus ilus. Ja see on Jumala silmis palju väärt. Sest nõndaga muiste end ehtinud pühad naised, kes Jumala peale lootsid, nad alistusid oma meestele. 1. Peetrus 3. Ja naise südame inimene peaks paistma välja. Headuses enam kui väline rõivas. Võib olla väga ilusasti riietatud naine ja siis see headus on ka veel väljas. Nagu minu armast naine on. Ja siin on Jumala kohus, mis nuheldi holokaustis kätte, seda teades, et see ei juhtunud ennem Kristus, vaid 1940. aastatel, siis me võime sellest kirjast õppida ja ka Jumala kartust ja kohtumõistmise tõsidus siin maa peal, mis siin maa peal. Ja ma loen ka selle kirja siin ette, et me Jumala hakkasid ju pihta sellega, et Jumala kartus on tarkuse algus, me peame kartma Jumalat. Siin on ka naiste kohta on öeldud, mu rahva sundijaks on laps. Vaata siis, kui me anname lastele, et teeme nii, et teeme, mis laps tahab. Siis on see asile metsas. Teeme nii, mis laps tahab, anname lapsele kõik kätte, laps saab seda, tahab seda, 3., 4., anname ka muudku kätte. Siin on kirjakood, mu rahva sundijaks, see nii oli Jeesuse omad, rahva sundijaks on laps ja teda valitsevad naised. Mu rahvas, su juhid on eksitajad, nad muudavad valeks su radade suuna. Ja mille pärast ma loen selle kogu kirja ette, siis siin on kirjas holokaust, mis ei ole enne Kristust, vaid alles hiljuti. Issand tõuseb nõutama õigust ja astub kohut mõistma rahvastele. Issand läheb kohtusse oma rahva vanemate ja vürstidega. Te olete laastanud viinamäed ja teie kodades on vaeselt röövitu. Mida te ometi mõtlete, tallates mu rahvast ja rudjutes vaesete nägu, küsib Jumal vägede Issand. Ja Issand ütleb seepärast, et Sioni tütred on upsakad, käivad kange kaelaga ja pööritavad silmi, käies astuvad tippimisi, kliristavad jalarõngaid, teeb Issand Sioni tütarde pealae kärnaseks ja Issand paljastab nende häbeme. Sel päeval võtab Issand ära toredad jalarõngad, laubaehted ja kaelakeed, kõrvarõngad, käevõrud, loorid, peamähised, sammuahelakesed, rinnapööd, lõhnatoosid ja amuletid, sõrmused, ninarõngad, riided, pealisrüüd, suurrätikud, kukrud, peekrid, särgid, peakatted, hõlstid. Ja siis sünnib, et palsami lõhna asemel on kõdunemise lehk, vöö asemel nöör, palmitud juuste asemel paljas pea, peene lõuendi asemel kotiriies kate, ilu asemel põletusmärk. See kõik juhtus holokaustis. See on Jumal, kes siin räägib, mitte saatan. Põletusmärk pandi 666, roomfa täht põletati ära. Me käisime seal holokausti, mis oli, naised tõmmati paljaks, nägite seda juusted, seal oli, mis oli, nägime seal, kus koos hambad ka tõmmati välja, kõik inimesed, kõik nad olid seal. Paljastati häbe, nad olid ihualasti, pildid olid seal, kõik riided sellest ära.
kohvrit minema paljalt. See on siin ja siin Jumal on nuhtlenud selle just hiljuti. Aga siin kuidagi saatan kuidagi nagu tahab selle ära haigutada. Ei, kõik on hästi, et Jumal on nüüd ennast muutnud. Ta ütleb Malaka kirjas, ma pole muutunud. Ma loen praegu seda holokausti kirja, mis siin juhtus. Te võeti kõik ära, lõhnad ära, rinarõngad ära, riided ära, suurrätikud, kõik läks. Sel päeval haaravad 7 naist kinni ühest mehest öelda, et me sööme oma enese leibe ja kanname oma enese riided, kui meid hüütaks sinu nime järgi. Võtta ära meile meie teotus. Sel päeval on issanda võsu iluks ja auks ning maavili ja uhkuseks ja ehteks Iisraeli pääsenutele. Ja kes Sionis alles jääb ning Jeruusalemmas järele jääb, seda hüütakse pühaks. Iga ühte, kes Jeruusalemmas on eluks kirja pandud eluraamatusse. Siis, kui issand on ära pestnud Sioni tütarde saasta ja uhtunud Jeruusalemmas ta veresüü, kohtu ning põletusvaimuga. Ja issand loob kogu Sioni mäe asukoha ning sealse kogunemispaiga kohale pilvepäevaks ja suitsu leekiva tulepaistvuse ööseks, sest kõige kohale asub auhiilgus kaitsevarjus. Ja katus on varjuks päeva palevuse eest ja pelgu paigaks ning ulu aluseks raju ilma ja vihma puhul. Jesaja kirjas on see ette öeldud kõik kogu holokaust ja kus vaatad, kui pika meelega palju Jesajast siia 2000 aastat Jumal ootas, millal inimesed meelt parandavad, aga valisid mammuna. See on kohutav. Aga siin ei ole mitte ühtegi tilka, nagu ma lugesin, saatanast. Saatanat siin ei mainita, tema ingleid ei mainita, ühtegi teemonit siin ei mainita. Siin mainitakse, et rahvaste valitsejad, Jumala rahva valitsejad on lapsed ja naised valitsevad. Ja naised on kõik on omal kohal, kui see asi on Jumala riigis omal kohal, et mees on koguduse pea ja kui naised trügivad igale poole preestriteks ja nagu seal lesbid juba värgid ja pannakse seda minna, siis see Baruk Korman ütles, et meil on tulemas uus holokaust, kus kohas on juudid ja kristlased koos. Et mina sinna alla sattud ei taha, sina ka ei taha. Oleme Jumala kartlikud ja kardame Jumalat, sest siin on ka tõotus, et vaata, et ta pühib ära Sioni tütarde saasta ja auhiilgus tuleb siis. Auhiilgus tuleb, siis on meil hea elada. Ja praegu mina näen, et seda tegelikult on praegu puhastamise aeg, kortsude triikimise aeg, kortsud minema, on puhastamise aeg, süda tagurpidi, igasugustest kibesustest, igasugustest pahameeltest välja. Ma näen, kuidas Jumal kõnetab seda. Ma just täna ütlesin, et mul on väga raske vaata, et keegi tuleb äkki šokolaadi karbiga, et kuule Margus, äkki saaks saada midagi paremat, äkki saab midagi lahjemat jutlust, et jälle on valus. Mida ma teha saan, kui mulle antakse sellised sõnumid? Kas ma saan öelda, issand, kuule lambad täna seda, äkki saad torti anda? Ma pean rääkima seda, mis ma vahepeal mõtlesin, et asjad on nii karmid ja asjad ja Jumal, sa oledki karm ja sa oled püha vaata ja ma näitan ennast pühana ja sa lõid seal maha ja inimesi, kes vastu panid ja siis ma vaatasin seda, et Jumal räägib, ta tahab ju meid puhastada. Taevasse ei saa ju mitte ükski, kes on rüve või kes teeb mingisugust jamad. Et tegelikult see asjad, need sõnumid on puhastamiseks. Ja siis, kui ma selle peale mõtlesin, siis ma panin teleka käima ja Sapovarov ütles mulle sealt läbi teleka. Ühesõnaga tegelikult ütles püha vaimule. Ütles niimoodi, et armas rahvas, et mul hakkab ninast veri jooksma, mu surve läheb niivõrd suureks, kui ma ei räägi seda, mis mulle öösel öeldaks. Ma sain aru, mul on täpselt sama asi. Ma pean rääkima, räägi selle rahvale, kuulake, ma pean rääkima. See ei ole ainult siin, see läheb praegu nüüd YouTube igal pool üles, inimesed kuulavad seda. Ja
ja kindlasti on inimesed, kes ei taha kuulata. Šapovalov kaotas päris suure korraliku inimese, ma ei tea, tuhandeid inimesi sealt oma lehekülje pealt, kuna ta jagab teravat mõõka. Seda, mida issand omale teeb. Ja näed, siin ongi tegelikult, on ju selgelt öeldud, et ma tahan Sioni tütarde saasta ära uhtuda. See ongi jutluse mõte, ära uhtuda saast, kibedused minema, igasugused andestamatused minema, armastus asemele, venna tõsine armastus, mitte variseri nägu ja rääkida nii nagu on, et Jumal on eile, täna ja sama igavesti täpselt ühesugune, et ta pole ennast muutnud, et on täpselt samasugune ja meil tuleb Jumalat karta, sest Jumala kartus on absoluutselt tarkuse algus. Me tuleb Jumalat karta. Tema on see, kes tuleb ja ilmutuse raamat tuleb armsaks lugeda endale. Minul meeldib ilmutuse raamat ja ma näen seda, et nüüd me ei tule enam meile armu andma, vaid tal tuleb kätte maksma. Seal on Jeesus on üleni verise kuuega ja tuleb kätte maksma. Aga nendele, kes teda ootavad, tuleb ta järgi ja viib meid ülesse. Me tahame olla sellised, kes lähevad ülesvõtmisega üles. On nii? Ja sellepärast on see ka üks palve. Issand, arva mind väärt põgenema eeloleva tulevase viha eest. See palve on evangeeliumis kirjas. Ja teine palve on see, et mind leitaks tõe seest ja et mul ei oleks oma õigust, mis tuleb seadusest, vaid see õigus, mida antakse usu peale. Need kaks palvet peaks kogu aeg, et mind leitaks issand tõe seest, mitte vale seest, mitte roosa manna seest, vaid tõe seest leitaks meid. Ja meeldib, näiteks mulle meeldib see sama sõna, see, mis Jesaja on ütlenud ja see mitte, et mulle holokaust meeldib, see kättemaks. Mulle meeldib see, et see on nii tõde. Mulle meeldib see, et see on nii tõde. Aga holokaust oli ju meestele ka, et mis ainult naised omid. Ja. Mehed võeti ka paljaks ja võeti ka mehed, jah. Et selles mõttes ma praegu nagu rääkisin, selles mõttes, et naiste juttu tuli, nagu selles mõttes, kuidas naiste positsioon on. Aga mehed on muidugi loomuliku, kui Sioni tütardid, võeldi said mehed said samamoodi paljad, aga lihtsalt kõik said. Põhimõtteliselt ütleb niimoodi, kui teeb naine pattu, saab mees ka kannatada. Vaata, kui naine teeb pattu, saab mees ka kannatada, oleme rahul või? Et kui perekond on. Kui mees teeb pattu, saab naine kannatada. Need on üks ja Jumal, kui räägib kogudusest, siis ta räägib ju, et see saladus on suur. Ma räägin perekonnast, kui ta räägib, siis ta räägib Kristusest ja kogudusest. Ta räägib. Ja kui ta ütleb Sioni tütardele praegu seal, siis on öeldud ka kindlasti meestele, seepärast me teame seda, et mehed said sama palju ja mehed seal töötasid surnukseks ja see on jõhker, mis seal kõik oli. Aga kõige selle point on see, et mu rahva sundijaks on laps ja teda valitsevad naised. Mu rahvas, su juhid on eksitajad. Et me ei tohi eksitajad juhtideks panna, eksitajad. Nad muudavad valeks su radade suuna. Ja siis tuleb see asi, issand tuleb nõutama ja kohut mõistma. Ja siis need on ja kindlasti see, mis holokaustis oli, vaata me käisime seal koha peal, on ju. Siis tegelikult vaata siin, et paljaks aetud pea ja ma ei tea, mis siin kõik on, vaata, need olid seal naiste jõuksed. Nendest tehti igast kotti ja õmmeldi seal ja see oli metsik ja seal olid naiste asjad olid seal. Ja see, mis on kirjutatud, jalarõngad, värgid, särgid, kõik, mis asjad olid. Loomulikult võeti ka meestel hambad suust välja ja asjad värgid, need said täpselt samamoodi gaasikambrit ja värki. Aga see oli kohutav elamus, seepärast, et need on suured klaasi taga on juuksed, naiste juuksed ja nad tõmmati paljaks ja tehti igasugust tsirkus seal. Kõige hullemaid asju, mis tehti, et nüliti nahkasi ja tehti käekotid. See on jõhker, millega inimesed tegelevad, kui kurjad inimesed võivad olla. Kurjus inimese sees. Ja, aga sellepärast ongi, et
et Jumalal on, sellega tahtsis nagu öelda, et Jumalal on asjad kõik paigas, kes on pea, kes on seal, et kõige põhimine on see, et me peame olema kiindunud Jeesusesse. Kiindume Jeesusesse, tema pühadusesse ja see ei ole mingi mossitamise koht siin, et see on rõõm ju. Ja mina küll, mina tunnen väga rõõmu, et ma oleks surnud olnud. Me ju praktiliselt ei ennast surnuks, ma olingi praktiliselt surnud, kõik maksavad ärit. Nüüd ma elan, sellest mulle anti elu, Jeesuse nimi on elu. Ega see ei ole mingi mossitamise koht. Kui nüüd mossitada, siis järelikult tuleb patuga tegeleda. Miks sa nii mossis oled? Patt mossitab. Kui pattu ei ole, siis on rõõm. Vaatad, ohoo, halleluuja. Issand on teinud ja sinu kohtumõistmised on õiged. Jumala kohtumõistmised on kõik õiged ja siis sa saadki rõõmu tunda. Ja ka Taavet ütles niimoodi, et ma tean, et mu seal psalmide raamatus, et ma tean, et mu issand on õiglane kohtumõiste ja minu viha meestele ta maksab kätte. Ja maksiski kätte, seepärast ta teadis, seepärast, et tema patt oli lepitatud, aga ta pidi oma patu eest maksma. Jumal ütles talle, karistamata ma sind ei jäta, karistas ära, aga ta teadis seda, et need karistajatel on ka, Jumal on nii õiglane, et saavad nemad ka oma korraliku koslepi. Et Jumal on lihtsalt õiglane. Salm 1 ütleb ka väga hästi. Issand tunneb õigete teed, aga õelate tee läheb hukka. Ta tunneb õigete teed. Tal on ära määratud, kes on õige, keda ta kasvatab ja ta tunneb õigete teed, aga õelate tee läheb hukka. Sellised asjad siis. Ja nüüd rõõmsa näoga paneme korjanduse kokku ja me täname ka nende inimeste eest, kes annavad, kes siin liistude ja asjade eest raha annavad. Nendele tohutu see to you, all to you, I give it all. All to you. Holokausti kohas, kui keegi pole seal käinud, siis ma soovitan igal ühel ära käia. Et ma sealt ära tulin, siis Jumala kartus tõusis põhja. Tasub ära käia seal, see on jõhker, aga Jumala kartuse saad rahulikult tagasi. Siis sa näed, kes on Jumal ja et ei tasu Jumalaga siin mängida ja teha endale ebajumalat, teha endale meeldib Jumal. Nii, isa me täname ja kiidame, issand Jeesus korranduse eest, isa me täname, issand Jeesus, õnnista igat andjat, issand. Me täname, issand, sina ehitad seda koja, sina oled Sionisse toonud issand oma rahva, issand Jeesus ja ehitad selle Sioni üles ja sa ütled, et kui sa oled üles ehitanud, tuled sa oma auhiilgusest, me ootame su auhiilgust, aga sa puhastad meid ennem selleks. Me täname, meil on veel suured tööd ees, Eestimaa saab auhiilgus osaliseks, issand Jeesus ja me täname, et meil juuritakse iga puu, mis ei ole isa istutaks, juuritakse välja ja me täname, issand Jeesus selle kõige eest, mis sina meile teed. Me täname, issand, et finantsid tuleb sinu käest, me küsime sinu käest ja sina annad isegi seemne külvajale, annad seemet, issand, et külvata saaks. Issand, kõik asi tuleb ju sinu käest. Issand, õnnista kõiki inimesi, kes annavad, issand, ja kes ehitavad seda koda ja et toit on laual, riien seljas. Ma palun kõigile 100-kordset raputatud mõõtu tagasi rüppe, isa. Me palun seda kõike Jeesuse Kristuse nimel. Me täname ja kiidame, issand, siin kõige eest. Olgu see külv õnnistatud Jeesuse Kristuse meie õnnistige nimel. Aamen. Ja ka need, kes annavad panga ülekanded, olgu need 100-kordset õnnistatud Jeesuse nimel. Aamen.